Kuule, mul on üks selline puuder, tead, minu lemmik on siin laua peal, muru. Hakkasin sellest rääkima, et sellest teemast eemale minna, sest see läks ohtlikuks. Ja, ma saan aru. Et selline puuder, mis näkku pannakse, et teate, see lõhnab nii hästi, ma olen täiesti sõltuvusest sellest. Sul tuli igilõhnaka meelde see, jah? Aga see on imeline puuder. See on vist ainuke puuder üldse, mis ma tean, mis lõhnab nagu... Millega ma seda võrdleksin? Puhkus. Just, täpselt. Paradiis on see. Ops, ma ei saa karbist veel. Ma ei teinud karpi lahti. Ma tean seda. Minu meelest sulle üldse ka seda tutvustasin. Sina hakkasid tegema mulle. Ma ei tea, ma saa seda kättesid. Ideaalkosmeetikas ma tegin neid esitluspäevi ja neid koostööd ja siis ma sain selle ja kuna ma fännasin seda Physicians formulat nagu üleüldse, sellepärast, et ta on Ameerika bränd. Ma ei saa kätte, ma teen karbi kätte. Ja tegelikult neid Ameerika meigibrände väga palju Eestis ei ole, sest neid on Euroopasse küllaltki keeruline tuua, on ju. Ja neid ei ole palju, aga nad on tõesti head. Ja Physicians formula on veel... See on nii jumalik, see on täiesti sõltuvus tekitab. Ma vahel olen niimoodi seal peegli ees ja lihtsalt nuusutan. Ja kusjuures, aga tal ongi see aroom tõstab su meeleolu juba ja seal on sees veel need igast nahka niisutavad ja hoidvad komponendid, see oli mingi eriti kasulik ka veel nahale. Et selles mõttes mulle väga meeldib see bränd, et nad oskavad teha neid asju. See on jumalik, sellest ma olen täiesti sõltuvuses. Ja kui sa oled seda endale peale kandnud, nendel on põsepuna ka vist, siin on sul põsepuna. Ei ole, see on mingi diamond dust. See on nüüd see pidude hooajaks, kui sa paned endal mingi natuke lahtisema kleidi ja võt siis sa kannad seda nagu õlgadele, mis iganes, mis kehaosad sul jäävad nähtavale. Sa võid seda natuke ka põsesarnadele, et on see diamond dust, just selline hästi ka niisutav, nahka hooldav ja ta ei jäta sükest nagu rasvast või vaata mingit liiga läikivat muljet, et ta on just süke paras nagu glow. Oi, kui luusta veel. Mina olen seda kasutanud natuke veel nagu kulmuluul, vaata niivis, et ma panen nagu sinna ka veel seda elendust. Need on selline kreemes natuke. Ja hästi pehmed tekstuurid. Mineraal on seal sees. Nad ei sisalda talki. Talk on saatanast. Et kui sina kuskil näed ka kosmeetika koostisainete nimekirjas, et on talk, no see on õudne. Tänapäeval ei tohiks keegi enam seda kasutada kosmeetikas. Sest et see tekitab vähki. See on välja uuritud, ja ta satub su organismi ja kuhjub ja siis on korras. Ja nendel on ka imeline põsepuna ja siis on ka selline natuke selline ligimeelitav, nagu tead, mehed tulevad nagu kärbsed ju. Nad ju nuusutavad siin vahel kaela ja igale poole ja tulevad su näo ligi rääkima midagi, põsemusi andma. Ja mõtle, sus tuleb mitte ainult see parfüümilõhn, aga tuleb just see, nagu sa ütlesid, puhkuse lõhn. Puhkus, jah. See on nagu mingi pähkel ja kookos natuke ja mingi eksootiline taim on siin veel, ma ei ole süvenenud. Ja mulle meeldis, et nendel olid nüüd, tuli välja veel see pruunistav selline, et sa saad, kui sul, minul näiteks ma olen talvel nagu mingiks täiesti nagu keldri kakadniks, et mul tuleb see päevitus maha, kui ma reisil ei saa, võt ma ei ole saanudki soojale maale ja ma olen sellepärast natuke külmetasingi ära, ma ütlen sulle. Kui sa saad ikka vahepeal sutsakaid teha, november juba, missakene novembri lõpp, aga võt see nüüd, kui sa paned, näed, vaata, ta on selline keha oma ja näo oma on ka, vaata kui ilus päevitus tegelikult. Aga kas ta lõhnab ka natuke või? Ja lõhn on kookose, sükke. Sest ma natuke nende päevitus nendega olen... Ei, see ei ole ise päevituv. Ja, et ta on lihtsalt... See on kohe, et sa annadki, ta annab sulle selle nagu tooni ja siis samas ta ei määri. Ma tahtsingi küsida, et kas... Et see on sükke, see on keha oma ja näo oma on samamoodi, et näiteks ma muidu teen nagu niiviisi, et ma panen natuke tumedamat jumestuskreemi, aga see võib vahest jääda nagu, et võib-olla mitte nii loomulik on ju, aga see on selline nagu bronzer. Liquid bronzer, et see oleks nagu päiksepuuder, aga ta on sul nagu kreem. Ja võt siis paned seda ja võt see toimib üli hästi ja loomulikult. Et ma nagu üllatun, et alati tulevad mingite ägedate nagu innovatiivsete toodetega välja, mida muudel brändidel ei ole. Ja siin, mis mul jäi silma veel, on sellised need modelleerimispulgad. Et siin on põsepuna
ja siis on see nagu varjutusvärv, et sa saad endale selle et see nagu ühel pool on põsepuna, teise pool see pruun, et vaata roosa ja pruun. Poole inimesed näeks ma teen lahti kohe, et see on nagu mega ja ka see kombinatsioon. põsepuna värk oli siin. Vaata, siin on natukene. Ja. Oi, ja nad on lisanud siia värve veel, nagu roosale veel natukene beežikat ja. Vot siin ongi, vot see minu lemmik roosaga. Vau, kui ilus. Et kui sa paned teda nagu natukene siia põsesarnale, sa annab selle värskuse ja siis muidugi sa tahad ju natuke kitsamaks nagu modelleerida. Vot siis teed sellega. Hops. Ma praegu teen pimesi, aga ma juba enam-vähem tean. Ja siis sa saad selle nagu sarna. Ja nad isegi, siin on õpetus on karbi peal, kõik saaks aru, mis teha. Et sa teedki sellised indiaanlase jooned nagu, teed pruuni ja peale paned roosa. Ja siis nad nagu blendid vaata ükste sisse. Lihtne ju tegelikult. Sa saaksid ju hakkama. Ei, nende kõikide asjadega ma saan hakkama. Ma ei oska seda silma teha. Vaadake eelmist podcasti, kus Red siis tegi 2 sõrmega mulle silmameiki, aga ikkagi ma ei saa sellega et ma ei suuda ise teha seda jutustavat silma. No silma puhul on jälle, üks nipp on jälle, mis mulle nagu väga meeldib, et teedki nagu selle lauvärvi, täpselt selle särapuudriga, näiteks kogu lau õrnalt niiviisi, sest ta ei läigi nagu liiga palju, siis värid ripsmed ära hästi tugevalt, et sul oleks nagu tõesti nagu tumeda ripsmed. Ja vaata, siis rõhudki pigem nagu näole ja muidugi silmaalused tuleb hästi ära peita, selleks on hea, nendel on selline peitevärv ka, mis võtab kõik selle tumeduse ja selle sinetuse ära ja siis värid punaseks suu. Okei, et kui sa ei oska endale teha korrektset silmameiki, mis oleks tõesti selline äge, siis pigem lihtsalt sukse heledusega teed nagu lau ja ripsmed ja siis rõhutad just suud või siis mingid head ilusad läiked natukene vaata suksed sillerdavad, et see suu on nagu rohkem esil. Et see alati nagu töötab, et ja siis päikseprillid ette. Jah. No ei, mis sassi. Ei, loomulikult, kui sa ei oska silmameiki teha, siis paned päikseprillid. Lipsmeid ikka oskad ju värvida. No neid ma oskan värvida, jah. No siis toimibki. Kulmud, räägi kulmud, kas kulm on oluline või? Kas me võime kulmu vussi keerata? Ütleme, kulm on väga oluline, aga kulmude puhul ma olen soovitanud pigem kasutada nagu sellist tahket kulmuvärvi ja teed pintslikesega. Sest kui sa teed pliiatsiga, sa pead juba natuke profim olema, sest pliiats jätab natuke joone nagu nahale ja sul on seda raskem nagu hajutada laiali. Et tegelikult siis nagu valida sellised või siis hästi lihtne on, kui sul on kulmukarvad olemas, ei ole nii, et vaata karvu nagu pole väga, siis on kulmutuss tooniga ja sa tõmbadki lihtsalt selle kulmu nagu üle ja sa saad nagu tumedama ja selgema kulmu. Et vägagi töötab.